Kas te mäletate, et juba 8. juulil lubas Donald Trump helistada Vene diktaatorile Vladimir Putinile? Nii, et ta ei helistanudki, aga Kremlis hakati avalikult hüsteeritsema. Vladimir Putin üritas Donald Trumpi üle kavaldada ja langes oma enda lõksu. Kõigepealt müüs ta Ameerika presidendile ilusa pildi, justkui oleks Konstantinivka, Donetski oblastis valutatud, ja rünnak kogu rindel. Ja siis pärast NATO tippkohtumist Ankaras lubas Trump talle äkki helistada. Kreml nõustus koheselt, valmistus ette ja jäi ootama, aga Trumpi kõnet Putinile ei tulnudki ja seda pole siiani olnud. Ja just siin algas kõige huvitavam. Selles saates analüüsime koos teiega, kuidas Vladimir Putin üritas Donald Trumpi petta võltsvõiduga. Miks väide Konstantinovka kohta on vale, mille lükkasid ümber isegi Vene sõjakorrespondendid? Kuidas Trump Ankaras vaikides vedas Kremlit alt ja selle asemel, et helistada Vladimir Putinile, andis Ukraina kätte litsentsi patriotide tootmiseks? Ja miks nurka surutud Vladimir Putin on nüüd ohtlikum kui kunagi varem? Minu nimi on Aleksei Petši, uurime seda teemat lähemalt, kuid enne alustamist palun teil tellida see YouTube'i kanal, panna like ja jätta selle video alla oma kommentaar. Nii et teeme kohe selgeks. Donald Trump eiras esimest korda Vladimir Putinit ning pärast suhtlemist Zelenski ja eurooplastega jättis ta lihtsalt Venemaa presidendi tähelepanuta. Aga räägime kõigest järjekorras. Kõik algas juba 4. juulil sümboolselt Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeval. Trump ja Putin rääkisid telefonitsi. Ja Kremli abilise Juri Ušakovi sõnul kordas Venemaa president vestluse ajal Donald Trumpile väidetavat infot Konstantinovka täielikust hõivamisest. Samuti kirjeldas ta lahinguvälja tegelikku olukorda, kus Vene väed väidetavalt ründavad kogu rindulatuses ja jõuavad peagi taas Kiievisse. See arvestus oli täiesti läbinähtav. Veenda Donald Trumpi, et sõda on Venemaa poolt sisuliselt võidetud ja et Ukrainal pole enam mõtet vastu panna. Ja see tähendab, et on aeg lõpuks Kiievile survet avaldada, et sõlmida kokkulepe Moskva tingimustel. Ja Trumpil on justkui parem olla võitja poolel. Seega on parem survestada Zelenskid, olla koos Putiniga, sõlmida kokkulepe, Venemaa võitis, kõik on super, Trump on rahul. Kreml tegi oma panuse just Konstantinovka peale. Juba 3. juulil teatas Venemaa kindralstaabi ülem Gerassimov Putinile linna täielikust vallutamisest. Selle tõttu puhus propaganda üles grandioosse võidu, mida Kreml aktiivselt läänes müüs, eelkõige Ameerika Ühendriikidesse. Vladimir Putin nimetas isiklikult linna vallutamist oluliseks strateegiliseks saavutuseks ja jagas Vene kindralitele medaleid Konstantinovka vallutamise eest. Aga Donetski oblasti Konstantinovka linna venelased ei vallutanud. Ja seda ei tõesta mitte Ukraina raportid, vaid lääne uurijad ning, mis on Kremlile eriti hävitav, seda tõestavad ka Vene sõjakorrespondendid ise. Sõjauuringute instituut teatas, et Vene väed jätkasid pärast seda, kui Kreml teatas linna vallutamisest veel operatsioone sissetungimiseks, infiltreerumiseks ja positsioonide kindlustamiseks. Mingeid tõendeid täieliku hõivamise kohta ei leitud ning Sõjauuringute instituut iseloomustas seda avaldust kui osa infokampaaniast, mille eesmärk on kujutada Vene võitu vältimatuna. Washington Post sõnastas asja tuuma äärmiselt täpselt. Nad kirjutavad, et positsiooni hoidmiseks peavad väed jääma kohale, hoidma sidet komandoridega, saama laskemoona, evakueerima haavatuid ja mitte lubama vastasel sellele territooriumile tagasi tulla. Alles siis võib öelda, et territoorium on kontrolli all. Vene kaadrid näitasid tungimist Konstantinovkasse, kuid ei kinnitanud, et Moskva suudab täita kõiki neid ülesandeid kogu linna perimeetri ulatuses. Ja seetõttu võib järeldada, et Venemaa ei ole näidanud täieliku kontrolli linna üle, hoolimata kõigest sellest korraldatust. Ukraina väed jäävad siiani linnas ja jätkavad võitlust. Ja nüüd, nagu öeldakse, kirss tordil. Isegi mõned Vene sõjakorrespondendid on seadnud Kremli ametliku versiooni tugeva kahtluse alla, väites, et lippude heiskamine toimus lihtsalt kaamera jaoks, samal ajal kui läheduses jätkusid lahingud. Ja nüüd tõelised arvud, mis lükkavad ümber kogu Kremli esituse, need kõlavad nii. Juunis 2026 selle aasta jooksul kaotas Vene armee 9 ruutkilomeetrit rohkem territooriumi, kui ta okupeeris. Nii palju siis sellest pealetungist kogu rindel, nagu ütles Putin. Zelenski vastas sellele suurepäraselt. Ta pakkus Vladimir Putinile välja kohtuda isiklikult just seal samas Konstantinovkas.
Noh, kui Venemaa väidetavalt on selle linna täielikult vallutanud, siis Putinil poleks ju midagi karta. Putin loomulikult keeldus. Ja siin jõuab kogu see lugu haripunkti. NATO tippkohtumisel Ankaras käitus Donald Trump hoopis teisiti, kui Moskva oli arvestanud. Trump teatas valmisolekust anda Ukrainale litsents Patriot rakettide tootmiseks. Ei välistanud Ukraina õhukaitse tugevdamist ja, tähelepanu, hindas positiivselt Ukraina rünnakuid Venemaa kütuse ja energeetika kompleksi vastu kui tegurit, mis lähendab sõja lõppu. Ja siis pärast vestlust Volodõmõr Zelenskiga mainis ta muuseas, et kavatseb kohe pärast seda kõnet helistada Vladimir Putinile, rääkida, mis toimus ja nii edasi. Moskva reageeris koheselt. Vene pool lõustus kohe selle vestlusega ja nüüd Kremlis kõneisik Peskov hüppas justkui oma väikestest pükstest välja, rääkides, kuidas Donald Trump kohe isiklikult helistab Putinile ja annab suurele Venemaa Föderatsiooni presidendile aru NATO tippkohtumise tulemustest. Peskov oma väikestes pükstes juba jooksis ringi ja rääkis kõigile. Vaadake, kohe hakkab Trump isiklikult Putinile helistama ja aru andma, mida seal tehti. Kreml ootas, Kreml valmistus, häälestas end Valge Maja peamise partneri rollile, kuid telefonikõnet ei tulnudki. Ja täna, tuletan meelde, on juba 12. juuli lõppemas. See pani Kremli piinlikku olukorda. Kontakti ootamine jäi tulemusteta. Ja Putin sattus üldiselt esimest korda kogu selle aja jooksul olukorda, kus temaga käituti nagu lihtsameelsega. Teda lihtsalt peteti. Nüüd tõesti peteti. Noh, see tähendab, et see Peterburi tagahoovi kopnik lihtsalt peteti ära. Talle öeldi, me helistame sulle. Ta istus juba valmis, ootas ilmselt kõnet. Trump ei pidanud isegi vajalikuks teatada, et ei, ma ei helista. Ta lihtsalt ignoreeris, lihtsalt unustas selle ära. Pealegi lükati Trumpi eriesindajad Steven Witkovi ja Jared Kushneri visiit Moskvasse, nagu te mäletate, alguses edasi ja seejärel tühistati see üldse täielikult. Veel üks signaal. Washington ei kavatse läbirääkimiste juurde tagasi pöörduda ilma konkreetsete ettepanekuteta Moskva poolt. Ja see ongi Kremli jaoks kõige ohtlikum. See polnud demonstratiivne ukse paugutamine. See polnud mingi järsk avaldus Trumpilt. See on lihtsalt vaikus. See on lihtsalt Kremli kääbuse ignoreerimine. Putin jäi, nagu öeldakse, käsi pikal, istus telefoni juures, aga Trump lihtsalt ignoreeris teda. Ja vaadake, kuidas see Kremli võimu vertikaal siin kokku varises. Ja Venemaa välisminister Lavrov hakkas esitama ultimaatumeid, umbes, et kõik me vihastasime. Nüüd ainult Ukraina kapituleerumine. Kremli pressiesindaja Peskov teeb mitmetähendusliku avalduse võimalike kontaktide kohta Valge Majaga. Ta tuli välja ja ütles, et ilmselt on Trump hõivatud. Noh, ta kindlasti helistab veidi hiljem, sest kuidas ta ikka saab ilma vestluseta Putiniga hakkama. Aga Putin ise ei kommenteeri olukorda avalikult üldse kuidagi. Ja pange tähele, 3 võtmeametnikku. Kokkuvõte. 3 täiesti erinevat joont. See tähendab, et see on segaduse märk. Nad ei ole suutnud välja töötada ühtset seisukohta. On ilmne, et Kreml on ummikus. Tal on keeruline olukord tagalas. Vaevalt on ressursse, et olukorda rindel järsult teravdada. No, et tõestada Trumpile, et vaata, Putinil oli õigus. No kui ta rääkis seda jama Konstantinovka kohta, vaata, me teravdame olukorda rindel. See on ju tõestus sellest, et venelased justkui liiguvad edasi. Kremlil ei ole argumente, et Donald Trump taas alustaks läbirääkimisi Putinile sobivatel tingimustel. Aga kahjuks ei ole ka valmisolekut kompromissi pakkuda. Seni kuni Kreml mõtleb, kasvab surve. Zelenski kinnitas kokkuleppe Patrioti kohta. Ja senaator Lindsey Graham jõudis enne oma surma Valge Majaga kooskõlastada põrgulike sanktsioonide seaduse eelnõu. Kuid tasakaalu huvides on siin siiski üks oluline hoiatus. Täna hoiatab ajalehe The Independent kolumnist Robert Fox, et Putin võib arvata, et järgmised 2 kuud on tema viimane võimalus sõjakäiku muuta. Ta näeb võimalust akent kuni septembrini. Ja Independendi autor toob välja 3 märki, mis näitavad, et Kreml valmistub Euroopale kallale tungima. Esimene märk. Putin usub, et võit on lähedal. Tema optimismi toidavad vaidlused. Esimene neist on NATO sees, Donald Trumpi ebajärjekindlus, ummikseis Lähis-Idas ja mis kõige tähtsam, Ukraina õhutõrje kurnatus. Teine on desinformatsioonikampaania otse Euroopas. Ja seal Zaharova ja Patrushev süüdistavad praegu näiteks Lätit selles, et nad väidetavalt juba otseselt osalevad sõjas. Ja hiljuti lähenes Vene lennuk ohtlikult Briti lennukivendile Prince of Wales.
ja seal viskas ta isegi akustilisi poid alla, akustilised poid. Siis ajasid teda minema 2 F-35 lennukit. Ja Vene allveelaevad tegutsevad üha aktiivsemad Põhjameres ja La Manche'i väinas, jälgides kaableid ja torujuhtmeid edasi-tagasi. Ja see kõik toimub praegu. Ja 3. on olukorra halvenemine Venemaal endal. Järjekorrad kütuse järele, internetikatkestused, veepuudus Krimmis ja nii edasi ja nii edasi. Ja kõige süngeim on Foxi prognoos juhuks, kui võitu ei tule. Nagu ta kirjutab, Venemaa juba toimib sõjamajandusena ja Vladimir Putin on saanud selle sõjaliseks juhiks. Rahu ei mahu tema arusaama enda poliitilisest ellujäämisest ning talvel on tõenäoliselt oodata vähemalt 500 000 inimese mobilisatsiooni ja täielikku sõjaseisukorda. Kokkuvõte. Vladimir Putin üritas Donald Trumpile müüa võltsvõitu ja eksis oma arvestustes. Trump pöördus vaikselt ümber, ei helistanud, tühistas oma saadikute visiidi Moskvasse, andis Ukrainale loa kasutada Patriot-süsteemi ja isegi kiitis rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Kremli jäi rumalasse olukorda ilma argumentideta, ilma Trumpi kõneta ja ilma valmisolekuta kompromissiks. Kuid nagu öeldakse, ärme lase end petta. Trump on samuti ettearvamatu. Ja see kõik töötab ainult siis, kui Ameerika liider ei muuda äkitselt meelt, lõhkudes täielikult selle konstruktsiooni, mis ilmselt esimest korda on õnnestunud kokku saanud. Kui kõik on meie poolel, Ukraina poolel, isegi Trump. Aga Putin, kes on nurka surutud, muutub tõesti ohtlikumaks. Tema arvates on tal võimaluste aken kuni septembrini. Ja nagu vaatlejad kirjutavad, proovita seda akent ära kasutada. Siin panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused kommentaaridesse selle video all. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna meeldimist. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head, jätkub.